Minu kätte on jõudnud üks raamat, mille pealkiri on Suahili keele krestomaat ja see on vene keele baasil, siin on suahili keelsed tekstid, see on välja antud Leningradis aastal 50. Kaane siseküljel on kirjutatud Ain Kaalep, Ulaia 1953. Ulaia on suahili keeles Euroopa, et kas see on kunagi teile kuulunud raamat? Ilmselt on. Ja see on isegi minu käekiri natuke stiliseeritud. Et teie käekiri ja teie raamat olnud? Ja see on mul täitsa kaotsi läinud. Ma tean, ma ikka kavatsesin seda suahili keelt õppida. Siin ma mingeid märkusi nagu olen isegi teinud, et üks Aafrika keel ka selge oleks. Ma tean, et ta on kerge keel. Aafrika vastu olen ma alati erilist huvi tundnud, aga just esimene Aafrika keel, mida ma nagu oleks tahtnud õppida, on just see suahili. Tean, et see on väga tähtis, aga üldiselt ma ikka Aafrika kirjandust olen lugenud teistes keeltes, kõige rohkem vast prantsuse keeles. Hiljuti avatud loogikaõppetooli, mis rajati ÜKBB Keskkomitee vastava otsuse põhjal. Tähelepanelikult kuulavad ajaloo keeleteaduskonna esimese kursuse üliõpilased rektori loengut. Nii, aga jäime sinna ülikooli juurde, aga nüüd oli juba nõudevõim igatepidi seal sees, et mis meeleolud nüüd seal valitsesid? See vana akadeemiline traditsioon oli selline, et loengud ei olnud kohustuslikud. Oma asi, kuidas see eksamiks valmistud. Kui loengutel ei taha käia, siis õpiraamatute järgi. Aga nõukogude ajal kõigepealt 3 loengut kohustuslikud, marksism, siis vene keel ja mis see veel oli, Nõukogude Liidu ajalugu vist niisugune oli ka, need olid kohustuslikud. Ülejäänutest võis, kas pooltest võis puududa või nii. Aga siis iga aastaga läks rangemaks, lõpuks olid kõik loengud kohustuslikud. Ja mind visatigi välja formaalselt sellepärast, et ma... Kirjutamise pärast? Just. Siis pandi formaalselt see puudumine põhjuseks? Jah. Vot nii oli, et ülikoolis läks see asi juba kuidagi väga pingeliseks ja ma otsustasin, et kõige kõrgemal tasemel lähen kaeban sellele esimesele sekretärile. Ülikoolis siis? Ei, Karotamele. Ja sõitsin Tallinnasse ja palusin jutule, aga Karotam mind jutule ei võtnud. Tema asemel tema asetäitja Johannes Käbin. See oli siis 49. aastal? Ja siis ma seletasin ja siis tema kuulas mu rahulikult ära, aga nagu selgus, oli ta peale seda kohe võtnud telefoni ja teinud ülikoolile korralduse, et nüüd on hea ettekääne see mees välja visata. Omavoliliselt Tartust lahkunud ja loengutelt puudunud. Ja kui ma Tartusse tagasi jõudsin, läksin dekanaadi vabandama. Seal võttis mu vastu saatanliku naeratusega, mis eriti vastik kuju Enno Lembit Mikkelsaar. See ütles, aga mina eksmatrikuleerisin teid. 18. novembril kogunes Tartu üliõpilaskond ülelinnalisele koosolekule, et pidulikult tähistada rahvusvahelist üliõpilaste päeva. Üliõpilased on otsustanud kindlustada rahuüritust oma eduka õppimisega. Kõik sõnavõtjad rõhutasid, et Nõukogude üliõpilaskond koos kogu Nõukogude rahvaga sammub rahu eest võitlejate esiridades. 42. poolel teevad kindlasti väga tihedad kokkupuuted siis Johannes Feldbachiga. Mida te temast mäletate? Kui daam lubab, ta sai hüüdnimeks Türapea Kolla. Ta peeti lihtsalt lolliks. Ta oli vist Vene õppetooli juhataja või? Ta oli imelik mees. Peale Stalini surma, siis ta oli niisugune sõber, et Ja veel oli üks minu kirjanike liitu vastuvõtmise soovitajaid.
Feldbach soovitas teid kirjanike liitu. Ja siis teiseks oli Nikola Andreesen, kellega meil oli juba väga sõbralik vahekord ja 3 oli vaja, 3. ma palusin Juhan Peegli, kes oli minu kursuse kaaslane, aga Feldbach ise kohe soovitas. Ta oli Venemaa eestlane, kuidas ta siin Eestis hakkama sai? Ilmselt oli siis kõva stalinist tol ajal. No ja ei pidi olema, aga tema abikaasa rääkis ükskord, et võt kui hakkasid 37 või kui need hirmsad tagakiusamised algasid, et siis juhtus niisugune, et Feldbach oli maakooliõpetaja Eesti külas kuskil. Tahab hommikul kooli minna, kõik kadunud, kõik küüditatud, tema üksinda järele jäänud. Niisugune elamus oli tal, abikaasa rääkis. Ja siis ta oli muidugi kohutavalt ära hirmutatud. Ta võis täitsa raevuvoogu sattuda, millegi pärast hakkas ta hirmsasti taga kiusama kursuse kaaslast Asta Hammerit. See väga tore tüdruk, vaimukas ja nii edasi. Aga tal ei olnud erilist keeleannet ja vene keel oli tal vilets. Ja Feldbach oli veendunud, et see on kodanlik natsionalist, kes ei taha vene keelt õppida. Ja küll ta seda vahest Astat kiusas. Hämmastav, ta on ju hiljem üks legendaarsemaid toimetajaid. Asta Hammer, ja muidugi. Ja Asta Hammeri on väga intelligentne, aga tal tõesti see lingvistiline anne nagu puudus, aga kirjandusteadlasena väga tubli ja tore ja vaimukas. Asta vist ise on ära surnud, mulle tundub. Ma ei mäleta enam, kes mu omaaegsetest sõpradest elab, kes ei ela. Igal aastal väljub Tartu Riiklikust ülikoolist uus arvukas täiendus meie nõukogude intelligentsile. Te ilmselt puutusite ülikoolis kogu kaerakaaluga? Jah, mingil määral. Mida tema teile õpetas? Marksismi. Kuidas ta hakkama sai? Marksismi seminarid olid. Teema oli teada, mis tuleb. Siis ta küsis, et kes tahab rääkida. Ma olin juba kokku rääkinud, et iga kord keegi võttis sõna ja rääkis nii nagu vaja. Juhan Peegel hakkas romaani kirjutama tema seminaride ajal. Siis tüdines ära ja siis andis edasi. Ja igaüks siis kirjutas ühe jupi. Eriti tore oli Uudo Kolgi jupp. Aga siis näiteks Uno Rätsep, kellest sai professor ja Ülo Tedre ja mina ja igaüks kirjutas seda romaani. Lõpuks jäi ta vist Ülo Tedre kätte, võib-olla on kuskil veel olemas. Aga see oli sellega me lõpustasime ennast Airakaalu seminaride ajal. Nii et lihtsalt kokkuvõttes keda mulaloeng? Jah. Aga mis mulje Airakaal ise jättis isiksusena ja õppejõuna? Mitte just kõige halvema, ta oli ikkagi haritud inimene ja ikka parema kui mõni teine, aga samal ajal tuli ka kommunist ja mis siis, et haritud inimene. Kogu maailma progressiivsed noored järgnevad sangarlikule nõukogude noorsoole, kes on asunud rahuvalvele. Meie keskmine suhtumine oli ikka nii, et kommunist on lollakas, aga nende hulgas võib olla juhuslikult mõni päris hea südamlik inimene. Kas tema abikaasa Artur Hõuniga ka kokku puutusite? Jaa, hispaania keelt õpetas ta. Kas sealt saite ka oma hispaania keele? Jaa, ja tema oli väga kena inimene. Tema oli nüüd see haruldane erand siis kommunistide hulgas? Jaa. Ja aga ta oli ikka tõeline aus kommunist. Ta oli ka Euroopa tüüpi ja ta oli Hispaania kodusõja ajal. Kui minule pähe anti see kule artikkel Noorteajales 49. aastal, siis tema läks Noorteajale toimetusse õiendama ja sai seal sõimata, mis hirmus. Ikka umbes nii, et ise kommunist ja tulete mingit niisugust dekadenti kaitsma. 2 niisugust lääne kultuuri esindajat oli mõlemaga tegemist. Prantsusmaad esindas Vaganet ja Inglismaad muidugi Hone. Ja kui nägid, kuidas nad omavahel juttu ajasid, see oli niisugune tore tunne, et ikka lääne kultuur on esindatud. Aga siis kunagi, mis see võis olla ka 50
aastate alguses tehti korraldus, et minema Euroopa kõnts ja Vaganee võeti lihtsalt kinni, pandi rongi ja sõidutati, ma ei tea, kus kaudu Prantsusmaale. Jah, Léon Vaganee. Kas ta õpetas Tartu Ülikoolis prantsuse keele? Jaa. Tema juures ma olen prantsuse keelt õppinud. Seal te õppisid tema prantsuse keele? Jaa. Ja aga Raun ütles, tema ei taha kuhugi minna. Tema on kommunist ja tema tahab Nõukogude Liidus elada. Siis lasti ta ülikoolist lahti igaks juhuks. Üks teie õppejõududest oli ka Karl Taev. Tema oli niisugune Eesti-aegne kommunist, aga ta oli ka ikkagi intelligentne ja haritud inimene. Peale Stalini surma saime päris hästi läbi. Ja siis ta mulle ükskord ütles, me rääkisime juba sina, et kas sa panid ka tähele, et ma mitte üks paha sõna ei ole Gustav Suitsu kohta öelnud. Tema oli ju see kirjanduse kateedri juhataja. Ta oleks pidanud Gustav Suitsu võimama, mis hirmus. Aga no, ta teadis küll. Gustav Suitsu õpilane ise ja hoidus niisugustest rumalast. Aga keda ta siis sõimas? No, ta ikka katsus nii läbi ajada, et ei sõimanudki. Ta ei olnud seda moodi mees. 5 aastaga on taastatud ja ehitatud 337 maja, üle 50 000 ruutmeetrilise üldpinnaga. Nõukogude Eesti kultuurikeskus kujuneb palju suuremaks ja nägusamaks endisest Tartust. Tartu kirjanduselu juhtis sel ajal suure hulga aastaid Erni Hiir. Kas temaga puutusite kokku? Jaa, vägagi. Ta oli loll, aga mitte tige. Vabariigi ajal oli ta ka kroonukirjanik. Tema ju tegi seda tööeestlust. Nii et ühesõnaga just teda pätsivaimulist luulet püüdis nagu kirjutada. Ja siis 40. aastal plõksti äkki ta oli punane. Ja ei, ta ei olnud ka sugugi paha mees. Ja talle meeldis, kui tema Kirjanike Liitu Tartu osakonnas ikka üliõpilased käisid ka. Ta katsus ka nii kuidagi mingi vaimne juht olla, mida ta ka ei olnud, sest keegi temast õieti lugu ei pidanud. Aga ta ei olnud halb inimene. Elanikkonna väsimatul kaasabil, kes taastamistöödel on andnud rohkem kui 7 miljonit töötundi ja näitab leidlikkust, korrastatakse sõjapurustatud linn. 49. aastal ülikool jälle lõppes või katkes teie jaoks. Kuidas te oma vahepealse aja kuni uuesti ülikooli minekuni, kuidas te selle täitsite, millega? No kõigepealt ma olin põllumajanduslikes asutustes laborant, tegin seal viljaproove ja see oli väga viletsapalgaline. Siis soovitati mind utiilikontorisse. Mind võeti sellepärast, et neil oli vaja kirjaoskajat inimest kantseleisse asju ajada. Aga siis formaalselt ma pidin muidugi igast vana rauda ja vana paberit ja nii edasi tooma. Ja lõpuks tõin ka, sõitsin autoga ette ja ütlesin, et tulgu olla. Ja seal ma teenisin päris hästi. Utiili kontorisse võis tolla jõuda ka tsensuuri poolt ära korjatud kirjandus. Ja see suurem hoogtöö oli juba läbi. Selle tulemusena oli, et kõik need utiili töötajad olid oma riiulisse saanud Eesti entsüklopeedia ja muud väärtuslikku. Ja nad väärtuslikku ei lasknud siis ära õia. Ühesõnaga, et see, mis tsensuur teile saatis, selle te rehitsesite läbi ja viisite väärtuslikuma koju ikkagi? Ja. Seda siis ei kontrollitud ja jälgitud? Ei kontrollitud. Saite oma... Et oli otsapidi utiilis sellega asi lahendatud, Ma olen kuulnud, et te seal utiilipunktis töötasite ja lugesite Goethet. Sel ajal, kui ma seal töötasin, siis midagi lugeda ei olnud, aga isast oli jäänud hulka saksakeelseid raamatuid. See Goethe ja Schiller on praegu siin riiulis. Siis ma võtsin oma saksa keele kokku ja hakkasin neid lugema. Midagi ju lugeda ei olnud enam. Aga siis, kui Stalin suri,
siis võeti mind ülikooli mittestatsiks tagasi, aga pidin olema mingil kohal, mis filoloogile sobib. Ja siis selgus Tapa ligidal Imastu lastekodus on kasvatajat vaja. See on Imastu lastekodu, ma ei tea, kuidas praegu, aga see oli vaimselt arenematut. Ja sinna võeti mind rõõmuga kohe vastu. Ja siis ma imestasin, et miks pärast rõõmuga ja selgus, et seal ka üks Saksa sõjaväes olnud noormees seal tähtsa koha peal. Direktor oli vastik vanamutt. No mis vanamutt oli, võib-olla oli 50 aastane, aga ta oli igavene suli, ta varastas. Ja tal oli igla kasulik pidada niisugused isikuid seal, kelle endal ka plekk on minevikus, ta kohe tahtis, et neid on hea valid. aastal lõppes teil ülikool siis lõplikult. Saite punkti panna ja hakkasite vabakutseliseks kirjanikuks tõlkima. Mida see vabakutselise tõlkija elu tollel tähendas? Kas sellega oli võimalik ära elada? No me elasime. Tulud võisid olla isegi suured, aga nad olid ebaregulaarsed. Et kui oli töö ära teinud vastavalt lepingule, siis said 60% kätte, aga alles siis, kui see tõlge ilmus, siis said ülejäänu 40%. Või kui tiraaž oli suurem, siis võisid veel rohkem saada. Nii et aeg-ajalt ikka tekkis rahapuudust ja pidi laenama kuskilt. Jumal tänatud, leidus ikka alati sõpru, kelle käest laenata oli võimalik. Kui rahalaev tuleb, siis ära maksta. Eesti riiklikus kirjastuses töötas 52. poolel Eesti kirjanduse toimetajana Magnus Mälk. Kas temaga olete kokku puutunud? Jah, olen väga põgusalt. Ja tema Kirjanike liidus tal oli üsna halvas osas, aga kui ta kirjastuses töötas, see oli juba parem aeg. Ja ma mäletan, minu luuletuskogu väljaandmine langes nagu tema aeg, aga siis ta suhtus minusse ja täitsa sõbralikult, nii et mul ei ole midagi isiklikku tema kohta paha ei ole öelda. Aga kuidas kirjanikud temasse muidu tol ajal suhtusid 52. poole siis, kui ta kirjastuses oli? Et ma kujutan ette, et ega temaga ikkagi väga palju suhelda ei tahetud. Ei tahetud. Ilmselt asju aeti ikkagi Felix Kauba kaudu. Ja muidugi. Ja vot Kauba oli üks väga huvitav mees. Tema oli ka parteilane ja sõja ajal seal olnud. Just Kauba tegi mulle täitsa nii omavahel selgeks, ega ikka luuletada ei tasu, sest ei tule midagi head. Et ma olen hea tõlkija, tõlkige ka rahulikult edasi ja saate alati tööd ja nii edasi. Luuletamisest ise kommunist, eks ole. Nii et ta oli täitsa kena inimene, see Kauba. Kas te Juhan Smuuliga puutusite kokku? Ja see minu hirmus sisse kukkumine oli, et ma saatsin sõbrale, Usbekist sõbrale Samarkandis ja kirja, kus ma kirjutasin talle, et see Hruštšovi märkus selle kohta, et pilt on nagu eeslisabaga maalitud, et see on Goebbelsilt võetud. Goebbels ka ütles niimoodi modernistide kohta. See kiri tuli suure pahandusega meie keskkomiteesse. Ma teaks, see poiss ise andis üles selle minu kirja, aga siis tuli ta meie keskkomiteesse, sealt korraldus Kirjanike liidule, et mulle pähe anda. Ja siis Juhan Smuul juhatas koosolekut ja ma tegi klassikalise märkuse, sest seda ma ei anna sulle kunagi andeks, seda piinlikkust, mida praegu sinu pärast tunnen, ütles mulle Juhan Smuul väga südamlikult.
Eesti kirjanduslugu paigutab teid ühte kampa koos Jaan Kross ja Ellen Niiduga. jah, Et olete 50. lõpu luule uuendajad ja eelkõige vabavärsi Eesti kirjandusse toojad. Kas tol ajal teie kolm ka tundsite ennast relvavendadena? me tundsime lihtsalt maailma kirjandust ja eriti teiste maade luulet paremini kui teised. Sel ajal oli see meie kirjanduslik kultuur õige alla käinud ja seda, et kes seal nüüd inglise, prantsuse, saksakeelset luulet lugeda oskas, neid eriti ei olnud. Ja me olime lihtsalt teistest haritumad, muud midagi. Ja siis kuna Jaaniga olin vangis koos olnud, Ellen oli ülikooli kaaslane, olime lihtsalt sõbrad omavahel ja mingil määral mõttekaaslased ka, aga siis oma luules me võtsime eeskuju pigem läänest, Ellen muidugi kõige rohkem Soomest, mina ja Jaan Saksast, Prantsusmaalt. Ja see oli, mis meid ühendas ja mis ka ametlikul pool umbusaldust tekitas. Vene mõjusid meil nagu ei olnudki. Jaanil mingil määral oli, tema tundis Majakovskit, kes oli ju lõpuks huvitav poeet. Nii et see vaba värss on siis jõudnud Eestis Soomest, Saksamaalt, Prantsusmaalt. Ja, just nimelt. Aga kas te tol ajal ise ka tundsite, et te nüüd uuendate seda luulet ja olete avangardismi läbiviijad? Niiviisi ei saa öelda. Me lihtsalt katsusime kirjutada ometi ükskord mõistlikke ja häid luuletusi, muud midagi. Sest mina igatahes ehitasin täiesti seda luulet, mis oli mõne üksiku erandiga, näiteks Deborah Varandist. Ma pidasin algusest peale lugu, tema oli nagu teistest parem. Ja eriti oli ta ka Šmuulist parem, seda ma Šmuuli kuuldes muidugi öelnud. Aga siis ühesõnaga meie tahtsime kirjutada nüüd ometi normaalset korralikku luulet, nii nagu enne sõda Eestis kirjutati. Nii et me ei tahtnud mitte midagi modernistlikku teha, vaid pigem vana juurde tagasi minna. Aga sellega seoses muidugi tekkis see vaba värss ka ja mis aga juba sidus meid tõesti selle välismaise modernismiga. Venemaal seda sel ajal ei olnud. Ja Venemaal tegelikult on ta olnud küll juba 19. sajandil, aga nad olid selle ära unustanud. Eesti kirjanduses oli ka tehtud. Ja eesti keeles juba see Kristjan Jaak Peterson. Ja. 60. aastal kirjutas Endel Nirk teie 3 loomingu aadressil paroodilise luule teksti Porikuu sonaat. Ja. Mis põhjustel seda tegi? Ma ka ei tea, ei oska öelda. Üldiselt me saime temaga hästi läbi. Ülikoolis ta oli üks kursus ees vist ja tema oli Saksa sõjaväes olnud, mina Soome sõjaväes, nii et tegelikult olime ühed patused mõlemad, aga tema äkki võttis nõuks ja hakkas tões ja vaimus seda kroonut teenima ja keegi ei sundinudki teda. Aga mulle tundub, et tal oli niisugune vanamoodne maitse, et kui ikka ilma riimita luuletatakse, mis luule see siis on. Paroodia, kuidas see tol ajahetkel mõjus või toimis? Kas ta oli solvav või oli lausa ründav või oli lausa selline ohtlikult karva? Ei eks seda kõike. Ma kahetsesin väga, sest ma ei pidanud Nirki üldse tigedaks ja õelaks inimeseks ja nüüd äkki ta teeb niisuguse sigaduse. Ja me Elleniga veel vaidlesime, ütlesin, et ta lihtsalt oma lollusest, et ta pole paha inimene. Ellen ütles, on küll pahamine. Ellen teadis paremini. Et põhimõtteliselt oleks võinud ju sellele ehitada mingi kampaania, eks ole. Aastal 62 oli, eks ole, Brotski protsess, et oleks ju võinud, Ei,
nad hakkasidki tegema ja seal Remmelgas, kes ei olnud ju tegelikult paha, aga väga tormakas ja palju rumalusi teinud. Tema ju kirjutas veel suure artikli aga siis ometi ükskord ka üks sümpaatne naine midagi head teinud. See Veera Ruuber, Eesti kirjanduse konsultant, tema käest küsiti Moskvas Keskkomiteena kultuuriosakonnast, et mis seal Eestis tehakse. Ja Veera rääkis ausalt, kuidas see asi on. Selle peale naerti, et mis nad jamavad, pole mõtet. Ja Veera muidugi kandis Tallinnas ette, et Moskva Keskkomitees arvatakse niimoodi ja siis lõppes see meie vastane kampaania nagu lõigatult ära. Ega see Vene värk ju igavesti ei kesta, et kasutame võimalust, et Nõukogude Liidus on nii huvitavad maad olemas, neid kõiki tasub tundma õppida ja siis muudkui reisisin nii palju ringi kui võimalik ja õppisin neid kõiki tundma. Nii et lumi Tbilisis on jahvatanud lumeks taevaveski need pilved, mis ta kolusse tõi tuul. Nüüd mäel ja orus viinaväetideski on valge tolm. Talv teatab jõulukuul, et ta on Tbilisiski miski keski. On külm, kuid suvenaeratus on suul just nimelt naistel. Tervitavad talve nad lahkelt oma sui ja oma päi. Näe seda armunu, näe mees, näe äi, näe preestergi, kes lausunud õhtupalve. Öö tuleb soojem. Sina nüüd öövalve poeet pead lõpetama. Sängi käi. Lund hommikuks vaid veidi alles jäi. Muu oli läinud juba surmasalve. Niisugune luuletus. Aga see on sellepärast tähtis, et siin mul on ära märkinud minu meelest salapärase Gruusia naiste naeratuse. See on täitsa seletamatu kõigil noortel ja vanadel ja isegi see Juta Peedia, kes läks Gruusiasse mehele, ise blond eestlanna, kah Gruusia naeratus juba näos. Ja selles luuletuses ma olen selle ära märkinud. Ma olen öelnud, et tooge mulle 100 alasti kaunitari ette ja nende hulgas 2 Gruusia tüdrukud. Kohe ütlen, missugused nad on.